No kujutame ette, et meil on nüüd loodusjõudude, inimmasside, psühholoogia ja ajatsüklite kokkupõrge, kus mitte keegi ei suuda ennustada, milline see järgmine dominoklots on, mis langema hakkab. Ja just, seda me siin täna lahti hakkame arutamagi. Täna on siis 26. juuli, aasta on 2026. Tere tulemast taas siis astroloogia abilainele. Meie ees on siin materjalid, mis analüüsivad meil selle aasta siis augustis toimuvaid varjutusi. 12. august on meil täielik päikesevarjutus Lõvis ja seejärel 28. augustil siis osaline kuuvarjutus Kalades. Ja me siin ei viska lihtsalt neid kuupäevi õhku, et need on ikkagi väga konkreetsed kuupäevad ja varjutuste mõjudest kohe räägime täpsemalt, eks ole. Just nii. Ja teeme siis ka ühe asja kohe selgeks puust ja punaseks, et meie siin ei vali pooli. Just. Absoluutselt mitte, jah. Et me ei võta mingeid poliitilisi seisukohti, me ei toeta vasak- ega parempoolseid valitsusi ega nende ees ootavaid võib-olla kriise, mis neid võivad tabada. Et me loeme siin ikkagi neutraalselt neid astroogilisi seise ja tõlgendame siis neid, mis meile siin silma jääb. Ja meie missioon on aru saada nendest sügavatest energiatest ja mehhanismidest, mis võivad siis panna need globaalsed võimustruktuurid, tehnoloogia ja ka võib-olla infovälja meie ümber siin ümber kujunema. Mina olen Urmas. Ja mina olen Kain. Ja mis siin võib-olla kõige rohkem silma jääb ja vaelub, on see, et miks see kõik sulle korda peaks meil üldsegi minema. Sellepärast, et need sündmused võivad puudutada nii seda, kuidas juhitakse riike ja seda, kuidas me üldse saame hakkama erinevate kriisidega. No just. Ja eriti see, mis juhtub siis, kui vanad tuttavad süsteemid lihtsalt enam ei tööta, ei toimi. Okei, läheme siis kohe siin esimeste teemade juurde. Kõigepealt siis päikesevarjutus Lõvis. Ja tuleb ta siis 12. august, täielik päikesevarjutus, 20 kraadi 1 minutit lõvimärgis ja see on siis lõunasõlme varjutus. Just nimelt, lõunasõlmega, jah. Kui ma püüan seda kuidagi nagu füüsilise maailmaga siin seletada, siis lõunasõlme mõju on nagu võib-olla nutitelefoni aku, mis hakkab vaikselt tühjaks jooksma ja laadimisjuhet ei õnnestu kusagilt leida. Et energia voolab süsteemist välja ja ongi kõik, ekraan on must. Et kas me räägime siin siis olukorrast, kus iga tuntud juht ja kuulsus kaotab võib-olla päevapealt oma positsiooni? No see sinu nutitelefoni näide on muidugi üsna lähedal, jah, sellele kõigele, aga see ei piirdu ainult ühe seadmega. Lõvimärk sümboliseerib ju meil isikukeskset võimu. Ehk siis kõik need kuningad ja staarid meil. No just, et see on tegelikult aastatuhandeid olnud selline vana mudel, et karismaatilised valitsejad ja staarid ja ka diktaatorid ja need inimesed, kes on harjunud olema suure tähelepanu all ja kelle autoriteet põhineb puhtalt nende isikul, egol või siis mingisugusel kultusel. Okei. Ja lõunasõlm on astroloogias selline, mina kutsun seda äravoolutoruks või siis selline ka natukene, no ma ei tea, lahtilaskmise koht. Ja kui lõvivarjutus tuleb sellele sõlme poolele, siis võib ta tõesti vähendada mitte ainult mõne konkreetse juhi rolli, vaid mõjutada kogu isikukeskset juhtimiskultuuri. Et eks see siis on nii-öelda ühe mehe show või mudel, et see lihtsalt võib nüüd kokku joosta või siis fookus läheb mujale? Nojah, et astroloogilises mõttes ei kao ju tähelepanu lihtsalt ära, vaid et see liigub teise suunda. See on siis see astroloogiline pooluste loogika, eks ole? No just, et lõvi vastasmärk on meil ju veevalaja. See ongi siin see peamine mehhanism, et energia voolab üksikult selliselt kangelaselt ära ja läheb vastasmärki ehk siis kollektiivi või mõne grupi või võrgustike või siis ka jagatud vastutuse poolele.
nii et kangelase asemele siis asubki võrgustik. Mhm. Et reaalsuses võib see muidugi välja näha nii, et näiteks valitsus kaotab oma kõige nähtavama esindaja või juhi, aga institutsioon ise ei varise ju kohe kokku, vaid jätkab tööd, võib-olla siis ka palju kollektiivsema ja võib-olla isegi nii-öelda nähtamatu juhtimise all. No see on ikka korralik selline mõtteviisi muutus, kui me sellega siin tegelema peame, et me oleme praegu nii harjunud nende suurte juhtidega ja see ei piirdu ju ainult poliitikaga, et lõvi on ka ju meelelahutus, sport, luksus, et mis seal võib juhtuda? ja need valdkonnad kõik võivad tõesti saada siin päris korraliku löögi ja prestiiž muutub kuidagi koormavaks. Nii et see staar ei jahigi siis enam tähelepanu. Jah, avalik tähelepanu, mis muidu seda staari või tippjuhti siis nii-öelda toitis, hakkab teda järsku kurnama ja me võime näha tuntud sportlaste mingeid ootamatuid karjääri lõppemisi, näitlejate avalikkusest taandumisi ja muud sellist. ahah, Ja majanduslikus plaanis mõtle luksusbrändidele või suurtele spordiklubidele, et need võivad siis avastada, et mingi ühe megastaari nimi ei too enam piisavalt sisse, et katta neid hiiglaslikke kulusid. et siis rahastuse juhe tõmmatakse välja. Just, võib tekkida siis vajadus loobuda nendest prestiižiprojektidest, mis tegelikult toidavad ainult kellegi ego. No lõvi on ju fikseeritud tulemärk, et mida see fikseeritud tuli siis mehaaniliselt tähendab, et kas me räägime siin energia vabanemisest, sest mulle kõlab see kuidagi nagu plahvatusohtlikult siin. No see on väga hea tähelepanek, aga fikseeritud tähendab siin võib-olla kangekaelsust või muutumatust. Et fikseeritud tuli ei ole mingisugune selline väike romantiline küünlaleegikene. See on nagu suletud katel, mida on aastaid köetud. Jah, ja keegi pole sealt õhku välja lasknud, jah. No täpselt. Et rõhk on tohutu, aga süsteem keeldub paindumast. Ja kui nüüd see lõunasõlm selle vana süsteemi välja lülitab või teeb lahti, siis võibki tulemuseks olla plahvatuslik vabanemine. Kas me räägime siin siis ka päris tulekahjudest või kuidas? No jaa, et nii füüsilistest tulekahjudest ja kuumusest kui ka tehnilisest ülekuumenemisest ja aga seda võib-olla siis ka sotsiaalsel tasandil kaua kogunenud viha vabaneb. Inimesed võivad siin reageerida autoriteedi survele palju teravamalt ja kuigi varjutus on 12. augustil, ei ole selle mõju lihtsalt nagu üks päev, et need tagajärjed ja see surve võivad siis kujundada siis süsteeme tegelikult isegi mitme aasta vältel. No see on ilmselt jälle see koht, kus sa pead vaatama iseenda sisse, kallis kuulaja. Kus on sinu elus need fikseeritud tulekatlad, et kus on mingisugused aegunud juhi rollid või hirmus kulukas luksusprojekt, millest sa lihtsalt hoiad kangekaelselt kinni, isegi kui see sind enam ei toida ja kurnab tegelikult. Et see on jah, väga oluline teha isiklikult ka ja sellest lahti laskmine võib olla isegi vältimatu. No siin läheb asi muidugi tuliselt huvitavaks, sest need varjutused ei ole kaks eraldiseisvat sündmust. Me räägime sellisest sündmuste ahelast ja vaakum ei püsi ju kaua tühjana, eks ole. Et kujutame ette siis analoogiat, suure firma tegevjuht astub ootamatult tagasi. Ja esimene nädal on see siis tohutu uudiste ja esikülgede teema, eks ole. Juht on läinud appi, aga paari nädala pärast siis selgub, et see vend viis endaga kaasa ka näiteks serverite paroolid või olulise informatsiooni, mida oli siis igapäevatööks vaja ja siis on ka see töö halvatud. No väga hea näide jah, et see kirjeldab nende kahe varjutuse võimalikku koostööd või dünaamikat. Et 12. august päikesevarjutus on see tegevjuhi lahkumine, et see loobki selle vaakumi. Jah, see on see lõvi teema, jah. Just, et kõik näevad seda
Aga siis me jõuame 28. augusti kuuvarjutuseni ja kuuvarjutused toovad tavaliselt siis päevavalgele kõik selle, mis on olnud ju peidus või viivad juba olemas olnud olukorra nii-öelda kulminatsioonini, alati on täiskoju kulminatsioon. Et siis võivadki välja tulla sellised probleemid nagu kadunud paroolid või lekkivad andmebaasid või igapäevaste süsteemide nõrkused ja mis siis kas selgitavad, miks see juht lahkus või tekivad need juhi lahkumise tagajärjel. no suumime siis siia 28. augusti teemadesse ka sisse, et meil on siin osaline kuuvarjutus kalades, 4 kraadi 54 minutit, eks ole. Mhm. Ja seekord oleme me siis põhjasõlmel, aga põhjasõlm tähendab ju astroloogias laienemist, energia juurdevoolu. Just, see on see, kust vesi sisse voolab. Aga kas juurdevool ei peaks olema siis hea asi, eriti kalades, mis on ju kaastunde ja heategevuse märk, et kuidas saab see tohutu empaatia ja hoolitsuse kasv siis tekitada meile ka kriisi? Jaa, et kui me vaatame seda suuremat pilti, siis teoorias on see kõik ilus, aga me tõesti peame vaatama neid mahtusid. Süsteemide tasandil tähendab põhjasõlme sissevool kalade teemade paisumist, kalad on meil veemärk, vesi esindab meil astroloogiliselt emotsioone, kaastunnet, aga ka tegelikke ookeane ja näiteks ka naftat. Ehk siis, kui seda tuleb liiga palju, No see võib olla ju uputus, üleujutus ja me võime näha muidugi siin empaatia kasvu, aga me näeme ka ilmselt abivajajate, võib-olla ka pagulaste ja võib-olla ka haigete hulga suurenemist. Et energiat tuleb juurde mahus, mida meie nii-öelda olemasolevad süsteemid ei pruugi suuta üldse vastugi võtta. ja siin tulebki mängu see vastasmärk ehk siis neitsi, sest kuuvarjutus on ju telg. Mhm. Et päike ja kuu on siin vastamisi, kui sissevool on kalades, siis pinge ja väljalase on neitsis ja mida siis neitsi meil füüsilises maailmas sümboliseerib? No neitsi ongi see meie igapäevane Exceli tabel või siis arvete pidamine. Hea võrdlus, jah. Et neitsi on seotud sotsiaalteenustega, avalik tervishoid, bürokraatia, haiglate logistika, andmesüsteemid, kõik see detailne kord, mis hoiab ühiskonda toimimas. Ja nüüd tuleb sealt siis kalade poolt mingi tohutu laine peale. Ja see on nagu selline suur ookeanilaine emotsioone ja abivajajaid, et neitsi süsteem, on see siis haigla või ametnik, peaks selle kõik ära sorteerima ja ravima, aga tal ei pruugi olla seda ressurssi. Nii et see süsteem võib lihtsalt kokku joosta, tekivad lekked, kas me räägime siin füüsilistest veetorudest või andmetest? No tegelikult mõlemast, et see on tegelikult hästi huvitav, kuidas astroloogia väljendub korraga nii otseselt kui ka nii-öelda sümboolselt, et jaa, otseses mõttes võib näiteks infrastruktuur järele anda, on tormid, on veetorude purunemisi, on kanalisatsiooni ülekoormust, aga kaudses mõttes võivad ülekoormatud süsteemid hakata lekkima ka saladused, eks, et konfidentsiaalne info võib ilmuda päevavalgele ja rahad võivad süsteemist kaduda, sest et raamatupidamine ehk siis neitsi on lihtsalt kokku jooksnud. oota, aga kas kalad ei ole ka heategevusega seotud? Jah, et heategevusorganisatsioon võib kalade mõjul saada väga suure sellise koormuse või laviini toetuseid. Inimesed tahavad ju aidata ja aga see neitsi logistika võib selle all kannatada ja osa raha ei pruugi abivajajateni üldse jõudagi või et kujutad ette füüsilist näidet, et tohutud vihmad sunnivad inimesi kodudest lahkuma, et see on see kalad. Neitsi peaks nüüd organiseerima, ma ei tea, transporti, aga transpordivõrk, seal on häired. no mis see nüüd siis kuulajale tähendab, et see paneb mind mõtlema, et kuidas sa tuled toime näiteks olukorraga, kus emotsionaalne info ja abipalved uputavad su täiesti üle. No see on see kalad, aga sinu isiklik kord ja rutiin, sinu neitsi, aga see, mis on siis see, mis kannatab. Et see on psühholoogiliselt üks võib-olla kõige raskemaid märkide telgi. Me peame leidma viisi, kuidas säilitada kaastunne, ilma et me ennast sinna ära uputaks.
Kuidas seal siis selget pead säilitada, et see võib olla täielik läbipõlemise retsepti. Me peame leidma sellise viisi, kuidas siis säilitada kaastunne, ilma et me ennast sinna ära ei uputaks. Aga tead, mis võib seda asja veelgi plahvatuslikumaks muuta? See süsteemide ülekoormus ei pruugi toimuda üldsegi mitte vaikselt, et meil on siin veel 2 planeeti mängus. See on hea koht, kus tegelikult läheb siin eriti huvitavaks. Et minu jaoks kõlab see nii, et see logistiline kriis on üks asi, aga see on siis otseselt tehnoloogia ja töökriis. See planeetide kombinatsioon on nagu sa üritaksid siin võib-olla joonlauaga tormist merd mõõta. Et see Merkuur on neitsis ja püüab siis kaladest kuidagi aru saada. Just. Ja samal ajal on keegi majas, kes lihtsalt lülitab kogu maja kaitsmed sisse ja välja ja tekitab sellega totaalse kaose. Et see tegelane on meil Uraan kaksikutes. Just, väga head näited, et joonlaud tormises ookeanis või meres ja süsteemirikked on koos. Ja Uraani kvadraat on siis meie poolt vaadeldud ajalooliste varjutuste seas erakordselt täpne ja Merkuuri opositsioon on ka üsna täpne ja ainult 1 kraad orbi. Jah, need numbrid on üsnagi olulised, et orbid olid tõesti alla 1 kraadi. Et Uraan on siis varjutusega kvadraadis, orb oli siis 0,72 kraadi ja Merkuur opositsioonis ja orbiga siis 0,47 kraadi ainult. See tähendab, et aspektid on matemaatiliselt praktiliselt täpsed, eks ole, jah? Just. Et need planeedid ei ole tavaliselt mingisugune lihtsalt taustamüra, et need on need sündmuste epitsenter, et sellepärast ei pruugi augusti lõpp olla lihtsalt mingisugune selline väike probleem. Et see võib olla infokaos mingis olukorras, ka infosõda näiteks. Ja lahkame seda Merkuuri seisu, ehk et Merkuur ju asub neitsis, mis on andmed, faktid, ametlik statistika. Kuidas see konflikt välja näeb, et kui tal vajub peale see kalade emotsioon? No Merkuur neitsis nõuab korda, fakte, mingit tabelit, aga kalad, see on masside mulje ja kulujutud. Et see loob sellise massiivse konflikti ametliku statistika ja selle vahel, mida inimesed siis ise tegelikult tajuvad. Et võib-olla peaks ette kujutama, et ametlik pressiteade ütleb meile, et haiglates on kõik kontrolli all, see on see Merkuur neitsis. Nii. Aga samal ajal lekitavad töötajad sotsiaalmeediasse videopostitusi sellest kaosest, mis seal tegelikult toimub. Et emotsioon ja inimeste kogemus võivad selle statistika siis nii-öelda ümber lükata või vastupidi, et kontrollitud andmed võivad hiljem näidata, et emotsionaalne kuulujutt ei vastanud tõele. Puhaste faktidega ei saa seda kriisi lahendada. Aga ka ainult emotsioonidest siin ei piisa muidugi. Sest faktid ei näita ju meile valu. Ja sellele kõigele lisab siis Uraan ka oma šoki. Just, et Uraan on meil kaksikutes, mis on siis ootamatud pöörded, ma ei tea, mingid kriisid, sidekatkestused. Ehk siis side võib kaduda täpselt siis, kui abivajajaid on kõige rohkem. Võimalikud on küberintsidendid ja tehnoloogia võib ka siin kinni joosta, aga ja see on ka väga oluline, et Uraan pole ju ainult käivitaja. Tema pakub tegelikult ka lahendusi, aga need on sellised nii-öelda mõtlekastist välja, ole geniaalne, sellised lahendused. Nagu lahendused probleemidele, mida neitsi bürokraatia pidas lahendamatuks. Just, et ta võib tuua lahenduse sellisel viisil, mida vana süsteem poleks iialgi suutnud reguleerida. Ja ma pean mainima, et kalad, neitsi ja kaksikud, need on ju kõik muutlikud märgid, nii-öelda muutlik rist, eks ole, et mida see tähendab selle kriisi kontekstis, et kas see on siis üks suur pauk ja kõik või on see midagi muud? Ei, muutlikkus tähendab ikkagi voolavust, pinna nii-öelda muutuseid, sündmused käivad lainetena, et siin ei ole ühte lõplikku selgitust. Et täna avaldatakse mingi uudis, ma ei tea, reostusest ja inimesed on paanikas. Nii. Ja homme vaidleb keegi sellele vastu, on see uraanipööre ja ülehomme leitakse dokumendid, mis näitavad, et see oli algusest peale ikkagi tõsi ja inimene on nagu voolaval pinnasel. Et sa ei tea kohe, mis see tõde on, mis on manipulatsioon ja mis on lihtsalt kaos.
uskumatu jah, et selle aasta augustivarjutused võivad siis tuua väga oluliste sündmuste laviini meile. Alguses 12. augustil võib siis isikukeskne võim ja ego lõvis hakata nõrgenema ning tähelepanu liigub siis veevale ja kollektiivide ja võrgustike poole. Ja siis 28. augustil toob eraldi kalade neitsi telg siis massiivse emotsionaalse juurdevoolu kalades ning paneb neitsi andmebaasid ja logistika siis tugevalt surve alla. Ja seda kõike võivad saata siis infokaos, tehnoloogilised šokid, mille toovad siis uraan ja Merkuur. Sa mainisid enne ka kraade. Kõige tundlikumad on need sünnikaardid, kus planeet või oluline telg asub fikseeritud märkides, siis 17–23 kraadi või muutlikes märkides 4–6 kraadi, et kes saavad siis kõige suurema tabamuse, eks? Ja päiksevarjutuse puhul on siis kõige olulisemad lõvi, veevõla ja sõnn ja skorpion. Kui teil on oma sünnikaardil planeete nendes märkides ja siis 17–23 kraadi, et siis teie elu nii-öelda võib saada mingisuguse sellise pöörde päikese varjutusest. Ja kuuvarjutuse puhul siis kalad, neitsi, kaksikud ja hambur, et samamoodi, kui teil on omal sünnikaardil sellistes märkides 4–6 kraadi planeete, et siis see kuuvarjutus mõjutab teid ekstra. Aga tead, siin ongi paras aeg nüüd mainida, et kui sa, hea kuulaja, soovid teada, milliseid planeete ja punkte need varjutused sinu kaardis puudutavad, siis seda saab vaadata meie kogukonna portaalist. Just, et oleme ikka aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee loonud siis sellise eraldi keskkonna, kus ei ole ainult siis meie videod, seal me avaldame ka artikleid ja astroloogilisi ülevaateid ja igasugu muud materjali ja lisaks saate vaadata oma sünnikaarti ja lugeda eesti keeles siis enda käimasolevate transiitide aspektide tähendusi. Ja seda siis eelkõige premium liikmetele. Siin on ka oluline vahet teha, meie kogukonna portaal ei ole sama, mis on YouTube'i kanali liikmelisus. YouTube'is me saame teiega jagada peamiselt videomaterjali, kuid kogukonna portaalis on meil palju rohkem võimalusi ja tööriistu. Ja liitumiseks ei pea kohe seda premium-taset ju valima, et saate ennast esmalt kas või tasuta registreerida, vaadata oma sünnikaarti ja vaadata ringi seal, tutvuda olemasolevate võimalustega, et ja kui astroloogia teid huvitab, siis leiate sealt päris kindlasti ka midagi kasulikku. Ja aadress on siis kogukond.astroloogiaabi.ee, registreerimine on lihtne ja ligipääs avaneb ka kohe. Just nii, aga tuleme nüüd tagasi meie varjutuste teema juurde. Et pärast kogu seda vana struktuuri kokkukukkumist toob kuuvarjutus esile ka suure sellise loomingulise ja vaimse ärkamise potentsiaali, et me võime näha mingisugust, ma ei tea, uut muusikalist või vaimset liikumist või sünnib puhtalt sellest masside meeleheitest. Inimesed otsivad tähendust ja kui andmed ja tabelid neid enam ei päästa, siis vaadatakse pigem sinna vaimsuse poole. Jah, tõepoolest, et mul tekkis siin neid materjale läbi töötades selline mõte, et mis siis, kui eesmärk ei olegi neid vanu süsteeme meeleheitlikult ära parandada, et kui see 26 aasta kaos lammutab siin illusiooni üksikust juhist ja paljastab meie andmebaaside hapruse ja alistumise looduse ees, mis siis, kui see ongi eesmärk? Äkki me ei vaja enam neid samu süsteeme, mis meid üldse siia punkti tõid? Võib-olla on see kaos ainuke viis siis, kuidas neid või meid sundida edasi liikuma, et leida uusi ja jagatud empaatiapõhiseid süsteeme. Aga ma tahaks sellest ajatellest veidi paremini nüüd aru saada, et kui need varjutused on augustis, siis kas see tähendab, et kogu maailm läheb siin segaseks täpselt nende 2 nädala vältel? Sest uudistes ju räägitakse varjutustest tavaliselt ikka vaid sel päeval, kui need tegelikult toimuvad. Ei, päris kindlasti mitte, et tegelikult me ei räägi siin mingist ühest päevast või isegi mitte mõnest nädalast, et varjutuste mõju hakkab juba tegelikult paar kuud enne varjutusi ja kestab vähemalt 6 kuud kuni aasta, vahel ka rohkem peale nende toimumist. Okei.
Noh, kujuta näiteks ette mingisugust silda, mis on aastakümneid juba hooldamata olnud. Nii, No varjutus on nüüd see hetk, kus sellest siljast sõidab üle erakordselt raske auto ja see tekitab sinna kandvasse talasse väikse sellise mikromõra. Et see on see esialgne sündmus. Mingi skandaali puhkemine või tehniline tõrge või ootamatu juhtimisviga. ja ega see sild ei kuku veel siis ju kokku. Ei, veel ei kuku, et see on see mikromõra ja see hakkab sealt vaikselt laienema, et see on selline aeglane, võib-olla isegi mingi väga tehniline või spetsiifiline probleem muutub laiaulatuslikuks poliitiliseks ja majanduslikuks vastutuse küsimuseks. Et umbes nii, et see veokijuht siis kaevatakse kuskile kohtusse, kuna tema veoki mass oli oluliselt suurem kui silla kandevõime ja insenerid hakkavad selle üle siis vaidlema, jah? Jah, et hiljem me võime näha tegelikke lahendusi või siis üldse täielikke kokkukukkumisi, valitsuste kokkukukkumisi, ma ei tea, eelarvekärpeid, julgeolekustruktuuride täielikku ümberkorraldamist. Okei, no see mikromõra analoogia on tegelikult päris piltlik, jah. Kui me nüüd vaatame seda maailmakaarti, siis kelle sild siin esimesena ragisema hakkab, et sa oled välja toonud ka nende varjutustega väga tugevalt seotud just näiteks Venemaa ja India, aga need riigid on ju ometi täiesti erinevates olukordades praegu. No seda küll, jah. No näiteks Venemaa puhul tulevad esile 12. maja ja Pluto kvadraadid, et mida see poliitilises reaalsuses siis tegelikult tähendab? No vaatame, et see on jah oluline vaadata, et ja lahti seletada, et Pluto esindab meil astroloogias ju transformatsiooni, võimu süvastruktuure ja sellist varjatud kontrolli. Ja kvadraat ehk siis kahe planeedi vaheline 90-kraadine nurk on siis kvadraat. See on alati konflikti, hõõrdumise ja suure surve sümbol. Et see ei ole nagu mingisugune sujuv selline üleminek, vaid see on asjade jõuga läbisulumine. Okei, ja see 12. maja? No 12 maja on sisuliselt riigi tagatuba. Et see valitseb luureagentuure, kinniseid institutsioone, haiglaid, vanglaid, ühesõnaga kõike seda, mis on muidu avalikkuse eest varjatud. Ehk siis Venemaal ei pruugi see kriis olla mitte niivõrd mingi rahvaprotestiga seotud seal Punasel väljakul, vaid pigem mingi paleepööre või täiesti nähtamatu võitlus seal tagatubades. Jaa, aga siin tuleb ka arvestada seda, et me kasutame mitut Venemaa kaardiversiooni, sellepärast et päris ühte ja kindlat ei ole me suutnud leida. Mitmes kaardis tuleb see varjutus tõusumärgi ehk siis riigi nähtava identiteedi lähedale. Teises kaardis asub päiksevarjutus 12. majas ja teeb siis Plutoga kvadraati ehk siis seal kulisside taga ja see võib viidata mingisugusele institutsionaalsele nii-öelda puhastusele. Jaa, päriselt, see on lausa verevalamine. No mitte päris verevalamine, aga me räägime siin võib-olla sõjaväe juhtkonna või julgeolekuaparaadi või isegi poliitilise ladviku sisemisest võitlusest ja mingitest väga drastilistest personalimuutustest näiteks. Ja kuna see asub 12. majas, siis ei pruugi avalikkus esialgu isegi aru saada, mis seal toimub. Võivad lihtsalt tulla mingid uudised, keegi astus tervislikel põhjustel tagasi või jäi lihtsalt kadunuks. Klassika. Just. Ja alles mitme kuu pärast võime näha uut sellist poliitilist või sõjalist suunda, mis on selle suletud uste taga toimunud võitluse tulemus. No aga India siis, et miks me neid kahte siin üldse kõrvutame? Ja sellepärast, et Indias on stsenaarium tegelikult täitsa vastupidine, et kui Venemaal toimub see kõik seal kuskil tagatoas, siis Indias tuleb varjutus riigi päikse peale. Päike on meil siis peaminister ja valitsus ehk riigi kõige nähtavam autoriteet. Okei. Ja teeb siis seal pingeid Jupiteriga, mis on ju alati selline liialduste ja laienemise planeet. Nii et Indias on see peaministri ja valitsuse autoriteedi võib-olla avalik proovikivi. Mingid seadusandlikud ummikseisud, kohtuvaidlused, põhiseaduslikud küsimused või liiga optimistlikud majanduslubadused, mis
noh, hakkavad mingi hetk ikkagi reaalsusega põrkuma ja need teemad on Indias otseselt seotud maa, põllumajanduse ja energiaga. Kas siis juhtkond suudab näiteks elektrivõrku töös hoida, kas põllumajanduslikud tarneahelad suudavad rahvast toita ja nii edasi. Kas keskkonna või piirkondliku surve all siis suudetakse stabiilsust säilitada, jah, midagi sellist? Jah, just, et kui me paneme kokku selle 2 nädalat hiljem tuleva Kalad Neitsi kuuvarjutusega, mis võib tõsta esile lekkeid, üleujutusi ja põllumajandus- ja ma ei tea, haldussüsteemide pingeid, Ehk siis lekkiva süsteemi, jah? siis võib mõne olulise kodumaise süsteemi tõrge seada juhtkonna autoriteedi hästi suure Jupiteri tähelepanu alla, et avalikkus võib nõuda selgeid vastuseid. Jaa. No see kõlab nagu valitsuse täielik hukatus, aga tead, mis mind veel kohe väga üllatas? Austria. Seal on esil uraani opositsioon, et kas see tähendab siis mingisugust mässu või mingit ootamatut pööret või mida? No uraha esindab alati ju sellist status quo purunemist. Et kui kvadraat, millest me siin ka enne rääkisime, on selline pikaajaline hõõrdumine, siis opositsioon on otsene selline vastandumine ja konflikt, keegi teine on meie vastaseks. Et see on nagu kummipaela liiga pingule tõmbamine, et see niikuinii see lihtsalt järgi annab ja katki läheb. Ah jaa. Jaa, Austria poliitikas võib see viidata valitsuskoalitsiooni väga järsule lagunemisele. Mingi ootamatu sündmus, skandaal või massiline rahvaliikumine võib siis nii-öelda rebida selle poliitilise maastiku lihtsalt pooleks. Et see ei pea olema mingi pikk vindumine, vaid võib tulla väga kiire ja radikaalne tegevus. No see viib meid tegelikult aga väga spetsiifilise ja lausa lokaalse küsimuseni siin, sest samal ajal, kui kõik need suured riigid vaaguvad oma murede käes, on meil siin Eestis toimumas midagi, mis klapib selle ajakavaga lausa hirmutava täpsusega. Meil on presidendivalimised. Jaa, et need kuupäevad on tõesti märkimisväärsed ja tuletame lihtsalt korraks fakti meelde, et president Alar Karis teatas ju jaanipäeva paiku seal võidupüha kõnes, et tema ei soovi teist ametiaega. Mis oli paljudele ehk üllatus, aga mitte sulle? Ja et see jättis kogu selle poliitilise välja täiesti avatuks. No vaatame nüüd seda ajatelge, et ametlik kandidaatide registreerimine toimub siis 21–24 august, täpselt siis, kui me oleme juba seal päikesevarjutuse mõjusfääris. Ja siis 28 august tabab meid see kuuvarjutus ja kohe pärast seda 2. septembril koguneb Riigikogu uut presidenti valima. Et kuidas see planetaarne pinge meie kohalikku poliitilist malemängu siin üldse mõjutab? No siin on veel üks täpsustus, et Eesti analüüsis kasutame ka 2 kaarti, et Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ja esimese Eesti Vabariigi kaarti. Et presidendi valimine tuleb ilmselt erakondade jaoks suureks või kujuneb siis erakondade jaoks väga suureks maine- ja võimuküsimuseks. Toob esile vastuolu avalike seisukohtade ja tegelike kokkulepete vahel ja võib nõuda rohkem kui ühte läbirääkimisringi. Aga presidendi valimine Riigikogus on just salajane hääletus, et kuidas saavad mingid planeedid siin ette dikteerida, mida üks või teine poliitik seal kuskil hääletuskabiinis üldse teeb või millist nuppu ta vajutab? No ega nad ei dikteerigi seda nupuvajutust, eks nad pigem peegeldavad seda psühholoogilist õhustikku ja seda meeletut survet, mis seal saalis siis on, et parteijuhid võivad ju avalikult välja käia oma kandidaadid, eeldada, et hääled peavad paika, aga see pinge ja see usaldamatus, mida need vajutused esile toovad, muudab selle salajase hääletuse erakordselt ettearvamatuks. Ehk siis lubadused ei pea lihtsalt paika. Just, et avalikud lubadused ei pruugi kabiinis absoluutselt maksta. Aga kuidas see olukord siis reaalselt laheneda võiks? No kõige tõenäolisem on raske, aga kontrollitud kompromiss, et laialt tuntud kandidaat võib saada valituks pärast pingelisi viimase hetke kokkuleppeid või esimene kandidaat ei kogu oodatud toetust ja erakonnad liiguvad teise, kuid poliitilistes ringkondades juba varem kaalutud kompromissi nime juurde.
ja kolmas võimalus on siis valimiskogu. ja ka seal otsitakse pigem siis institutsionaalset tasakaalustajat kui täiesti ootamatut outsiderit siis. Nii et põhijooneks on avalikud lubadused ja tegelikult siis hääled ei pruugi nendega kattuda. Aga lõpptulemus sünnib siis tõenäoliselt hilise kompromissi kaudu. jah, ja kandidaadi suhtumine Ukrainasse, NATO-sse, Euroopa kaitsesse, Venemaasse, küberjulgeolekusse ja liitlassuhetesse võib tegelikult osutuda siis lõpuks palju kaalukamaks kui tema erakondlik kuuluvus. Okei, no see on tegelikult päris huvitav areng. Aga me räägime siin poliitikutest ja mingitest kulisside tagustest mängudest, aga olgem ausad, mind ja sind kuulajana võib-olla ei huvita siin isiklikult täpselt see, mis seal Kadriorus või Kremlis toimub ja kes võimul on. Et kui mul näiteks kodus vool ära kaob ja ma ei saa kuskil poes kaardiga maksta, eks ole, et kas need varjutused löövad ainult nii-öelda kõrgeid päid või on reaalne oht ka füüsilisele ja digitaalsele süsteemile, mis lihtsalt meie igapäevaelu püsti hoiab siin? no tegelikult see küsimus viib meid ju ühe kõige ärevust tekitavama osa juurde meie tänases jutus, sest et varjutused näitavad väga selgeid ohte kriitilisele infrastruktuurile, aga need mehhanismid on siis riigiti täiesti erinevad, et me võtame kas või näiteks Austraalia. Seal ei pea me isegi augustit ootama, sest et juba juuli alguses toimus seal ju sündmus, mis näitas väga hästi, kuidas mitu astroloogilist teemat võivad kokku langeda. Jah, et see ei ole enam siin lihtsalt puhas prognoos, vaid midagi on juba juhtunud ju. ja et 4. juulil, kui meil oli see Marsi-Uraani täpne ühendus või konjunktsioon kaksikutes, millest me oleme tegelikult palju rääkinud juba enne aspekti ja pealeaspekti, eks, et see on see side ja tehnoloogia ja transpordi, andmevoogude ja ootamatute katkestuste aspekt või kombinatsioon. Et 3 päeva hiljem, 7. juuli põhjustas tarkvaraviga Austraalia Telstra võrgus üleriigilise katkestuse. Jaa, see ei olnud lihtsalt olukord, kus paaril inimesel telefon korraks levist välja läks. ei, et häiritud olid jah, mobiilside, maksed, rongiliiklus, hädaabikõned ja probleem seostati Sydney ja Melbourne'i andmekeskuste aja sünkroniseerimise serveritega, mitte siis küberrünnakuga. Üks tehniline viga levis siis korraga sidesse, rahandusse, transporti ja avalikku julgeolekusse. Ehk täpselt see kaksikute võrgustiku teema, kus ühest sõnumist või ühest serverist algab sündmuste jada. Just, et see ei tähenda, et Marss-Uraani konjunktsioon põhjustas selle Telstra rikke, aga astroloogiliselt toimis see väga selge sellise ajastava ja sümboolse indikaatorina, et ühendus või see konjunktsioon aktiveeris just muutlike märkide siis 3–4 kraadi ja tegi juba veidi üle 1 kraadi orbiga kvadraadi 28. augusti kuuvarjutuse punktile 4 kraadi 54 kalades. Et selles mõttes võis juuli alguses olla augusti varjutuste mõju nii-öelda esimene eelkaja täiesti tuntav. Nii et juulis tuli esimene hoiatus, aga augustis võib sama teema siis uuesti üles tulla. Jaa, et augustis lisandub sellele täielikule päikesevarjutuse peaaegu täpne kvadraat Austraalia uuema kaardi kuule 4. majas. See puudutab siis rahva turvatunnet, kodusid, no elukallidust, materiaalseid vajadusi ja kuuvarjutus tuleb 10. maia ja aktiveerib Saturni ja MC. Toob siis juurde tehnilise probleemi valitsuse vastutuse ja süsteemide töökindluse valdkonda. Ehk siis Saturni ja mida see Saturn seal meil tähistab? No Saturn esindab ju piiranguid, aega ja vananemist. Et sellises kaasaegses infrastruktuuri keeles on Saturn põhimõtteliselt tehniline võlg.
et Austraalia puhul võib see näidatagi tohutuid probleeme telekommunikatsiooni, elektrivõrkudes või maksesüsteemides, mis võivad tuleneda nende süsteemide väga pikaajalisest alarahastusest ja lihtsalt kulumisest. nii, aga oota, kuidas me saame öelda, et telekomi kokkukukkumine on mingi Saturni töö või lihtsalt äkki näiteks ka kohaliku IT-osakonna lohakus? Aga see ongi IT-osakonna lohakus või õigemini aastatepikkuse eelarvekärpe tulemus. Et see astroloogiline aspekt ei ütle ju, et Saturn isiklikult lendab alla ja lõikab kaablid läbi, on ju. Et see ütleb lihtsalt, et augustikuine varjutus võib langeda kokku mingi olukorraga, näiteks ebatavaline koormus või väga ekstreemne ilmastikusündmus, mis siis konkreetselt testib seda süsteemi. Okei, ja kuna süsteem on siis nõrk, siis annab see lihtsalt järele sel hetkel, jah? Just, Saturn näitab, et struktuur võib olla nõrk ja vajab ebatavalise koormuse korral, annab järgi lihtsalt ja kuna see kõik mõjutab Austraalias massiliselt inimesi, siis võib algselt lihtne tehniline viga muutuda mõne päevaga valitsuse usaldusväärsuse või ka vastutuse küsimuseks juba. Selge, aga sul on veel eraldi välja toodud ka Eesti ja Soome infrastruktuur ja siin on mängus hoopis uraan, mitte Saturn, et kas meie süsteemid on siis liiga ettearvamatud? Et siin on hoopis teine selline mehhanism tegelikult, et Soome puhul on keskne näiteks uraani pingeline opositsioon, et see viitab pigem küber- ja hübriidiohtudele. Eestis on tugevamad teemad ametkondlik ülekoormus, varjatud süsteemne nõrkus, kommunikatsiooni ja otsustamise probleemid ja just siis valitsuse vastutus. Et uraan valitseb jah, tehnoloogiat, internetti ja ootamatuid katkestusi. No kas siin võib olla kellegi kuri käsi mängus olla, et tuleb ju meelde see Soome ja Eesti vahelise kaabli siin purunemine mitmel korral? Ja et see on üks võimalustest, see tähendab ohte siis piiriülestele kaablitele, sidele ja meie puhul ka jah, kuulsatele e-riigi teenustele, et nende varjutuste aknas toimuv rike siinses siis piirkonnas võib olla muidugi juhuslik tehniline rike, aga ka teadlik ja suunatud selline nii-öelda operatsioon, mille siis nii-öelda tegelik ulatus tuleb välja alles võib-olla kunagi hiljem. No kui sa tahad neid astroloogilisi tsükleid ja ajastusi ka ise lähemalt uurida, saad seda teha siis meie premium-taseme liikmena kogukonna portaalis, kasutades Astroviili astrorakendust, et see rakendus on viimsel aja jooksul väga palju ka arenenud ja sinna lisandub pidevalt uusi võimalusi. Ja et mulle meeldib ka see võimaluste rohkus ja samas selgus kaardi analüüsimisel, et meil on see põhjalik kalender, mille abil saab vaadata oma transiitseid aspekte, kuufaase, kuu aspekte ja kuu viimast aspekti ja näeb, millal algab üldine sihitu kuu ja millal algab sihitu kuu siis teile isiklikult, teie sünnikaardi järgi. Et see erinevus on tegelikult hästi oluline, et üldise kaardi järgi võib sihitu kuu juba olla, aga teie sünnikaardis ei pruugi see aeg veel alanud olla, et nii võibki teil mõne tegevuse alustamiseks olla endiselt hea ajastus, et just selliseid isiklikke erinevusi siis aitabki see kalender näha. Jah, no Astroviil muidugi ei asenda sinu enda otsustusvõimet, aga annab ajastamiseks kindlasti väga palju kasulikku infot ja meil on seal ka väga põhjalikult varjutuste süsteem sisse ehitatud. Premium liikmelisega avaneb rakendusele ligipääs otse meie kogukonna keskkonnast. Jah, kui jällegi soovite enne ringi vaadata, külastage lihtsalt aadressi kogukond.astroloogiaabi.ee. Tasuta versioonis siis saab oma sünnikaarti vaadata ja portaali võimalustega tutvuda ja siis premium-liikmena avaneb siis lisaks ka ligipääs sellele Astroviilile ja põhjalikumatele tööriistadele. Just nii, tule ja tutvu oma sünnikaardiga meie kogukonnas. Aga jätkame oma teemakäsitlust veel Euroopa Liidu ja Poolaga, kus on esil siis Marsi mõju ja Marss, no see on küll nagu mingi sõdalane, jah? Ja et Marss esindab astroloogias agressiooni, initsiatiivi ja konflikti.
Et Poola puhul võivad siis piiri, ma ei tea, drooni või õhuruumi intsidendid saada suure sisepoliitilise tähenduse. Ja Euroopa Liidu kaardis võib Marsi kvadraat tekitada ka liikmesriikide vahel väga terava eelarvelise ja kaitsepoliitilise tüli. Et Marss ei lase asjadel lihtsalt niimoodi vinduda, vaid et nõuab sellist väga kiiret ja valulikku vastasseisu. Prantsusmaal on aga selline tugev 12. maja rõhk, mis võib tuua tähelepanu alla varjatud julgeolekuoperatsioonid, luureküsimused või siis seni varjul olnud siseprobleemid. Et kui loetleme selliseid võimalikke arenguid nagu taristuhäired, varjatud võimuvõitlused, koalitsioonikriisid ja põllumajanduse proovikivid, võib see kõlada küll väga apokalüptiliselt, eks ole? Võib tunduda jah, sihuke hirmutav. Iseenesest ei pea seda võtma ju sellise katastroofide karantiina. Milline mehhanism siin sinu arvates töötab, et kuidas sina seda näed? No seda võib kirjeldada sellise sunnitud arenguga, et astroloogilises mõttes on varjutused ju nagu mingid sellised kursikorrektsioonid, mis toovad need pehkinud põrandalauad nähtavale. Pehkinud põrandalauad, see on väga hea võrdlus iseenesest, jah. Et need võivad lihtsalt näidata, kus see süsteem on nõrk, et bürokraatia paisunud ja ebatõhus ja juht on kaotanud rahva mandaadi. Et ühiskonna põrandalaudade ülesvõtmine on valus ja kaootiline, eks ole. Ja ka see võib siis sundida viimaks ameti remonti tegema, et see liiga jäik ja selline ülbe poliitiline või struktuurne süsteem, mis keeldub uraani vapustustega kohanemast, võib siis puruneda ja süsteem, mis tunnistab leket, vaatab tõrkele otsa ja reformib ennast ja võib seeläbi muutuda tugevamaks ja vastupidavamaks. Nii et siis universum tegutseb nagu kompromissitu ehitusinspektor, eks ole, et ta sunnib seda kaua edasi lükatud remonti ikkagi alustama. Just. Aga see kõik viib mind jälle tagasi siia tavainimese juurde, eks ole. Et kui poliitikud teevad kuskil tagatubade diile, küberründajad testivad meie e-riiki ja mul pole kassas kaardimakse võib-olla maksmise võimalust, sest see ei lähe lihtsalt läbi. Et siis inimesed saavad ju pahaseks selle peale, eks ole. Jep, täitsa võimalik. Kuidas need varjutuses rahva meeleolu ja seda ühiskondlikku keemispunkti üldse seletavad? Et astroloogiliselt on kogu elanikkonna ja rahva emotsioonide indikaatoriks ju kuu. Ja see augusti osaline kuu varjutus aktiveerib mitmes riigis fookuse kas 1. või 4. majja. 4. maja on astroloogiliselt kodu, maa, põllumajandus ja meie baasturvalisus ehk siis meie vundament. Ja 1. maja esindab astroloogias rahva füüsilist ja nähtavat identiteeti ja eneseväljendust. Okei, no mõtleme sellele loogikale nüüd korra, et kui sul elekter korraks ära läheb, siis sa oled alguses veidi segaduses, otsid ehk esimese ehmatusega taskulampi. Aga kui see juhtub nädalal, mil sa oled just lugenud uudistest valitsuse järjekordsetest eelarvekärbetest, toiduhinnad teevad samal ajal rekordeid ning bensiinihind püsib rekordilistes kõrgustes, siis sa lihtsalt tunned, et riik sind ei kaitse. Ja see voolukatkestus pole enam sinu jaoks lihtsalt tehniline rike. Jep. Et see on nagu viimane emotsionaalne piir. See on nagu isiklik solvang isegi. Et sa võtad seda nii, et süsteem töötab meelega sinu vastu. Just, ja täpselt seda see 4. maja ja kuu aktiveerumine tähendabki tegelikult. Et vaatame korraks näiteks Hollandit. Seal tuleb kuu varjutus 4. maia ja teeb opositsiooni Marsile. Hollandis on teatavasti juba aastaid vindunud pinged valitsuse elamu- ja põllumajanduspoliitika ümber. No me oleme neid traktoritega proteste telekas ja uudistes vist juba näinud küll, jah?
Just, ja varjutus ei tekita ju neid probleeme, aga Marsi opositsioon 4. majja langevale kuuvarjutusele viitab siis otse sellele, et see varasem ja selline pikaajaline rahulolematus võib muutuda nüüd aktiivseks ja väga teravaks konfliktiks. Et see, mis oli seni mingisugune poliitiline debatt ja protestid selle traktoritega kuskil maanteel, võib sügisel muutuda juba väga tõsiseks sisevastuoluks. Aga Brasiilia on siin samuti esile toodud, et kui mingi kõige ekstreemsem näide sotsiaalsest plahvatusest üldse, et mis seal siis toimub? Jaa, Brasiilia on väga õpetlik juhtum. Seal tuleb kuuvarjutus 1. majja ja teeb kvadraati nii sünnikaardi Jupiterile kui ka Kuule. Ja meenutame, et Jupiter oli planeet, mis paisutab ja võimendab kõike, millega tema kokku puutub, tihtipeale üle igasuguste mõistlike piiride, eks. Okei. Ja kvadraat tekitab ju konflikti ja 1. maja, nagu me rääkisime, see on otsenähtav ja avalik reaktsioon. Ehk siis nagu kiirkeedupott, millel on kaitseklapp täiesti kinni kiilunud, jah? No just, see algne sündmus augustis võib Brasiilias olla mingisugune suhteliselt spetsiifiline majanduslik probleem, no näiteks toiduhindade ootamatu hüpe või mingi üks valus seadusandlik otsus, aga nende Jupiteri kuu aspektide tõttu võib see asi seal ülikiiresti kasvada mingiks massiliseks psühholoogiliseks plahvatuseks. Et rahvas hakkab siis möllama, jah? Ja et rahva emotsioon võib olla nii tugevalt võimendatud, et meeleavaldused ei pruugi enam vastata ainult sellele algsele probleemile ja arvestades, et neil on seal ees valimised, siis võivad sellised massilised ja suhteliselt irratsionaalsed emotsionaalsed lained muuta siis mingi kampaania dünaamikat ikka täielikult. Et valija ei hääleta enam poliitika, vaid mingisuguse puhta viha pealt. Vau. Nii et see Austraalia telekomi rike, millest me rääkisime, ja siis Brasiilia majandusprobleem võivad jõuda lõpuks ikkagi samasse punkti välja. Rahva usalduse kaotamine süsteemi vastu. See on nagu mingi ahelreaktsioon, mida ei saa enam võib-olla peatada, et kui see kord juba käima on läinud, jah? No seda ma siin püüangi tegelikult öelda, et kui me vaatame nüüd kogu seda infot, võtame selle kokku, siis on kõige olulisem mõista just seda arenguprotsessi ennast. Me ei peaks vaatama neid augusti varjutusi kuskil taevast nagu mingisugust Hollywoodi katastroofifilmi stsenaariumi, kus ühel ilusal päeval plahvatab kõik korraga. Et see on selline aeglane ja korduv arenguahel. Mitmes faasis, nagu me rääkisime, jah? Just, et need algsed mikromurad võivad paljastada süsteemide tehnilised ja poliitilised tegemata jätmised või võlad. Siis võivad need vead muutuda mingiks poliitiliseks relvaks ja tuua, ma ei tea, rahva tänavale, sest et inimeste baasturvalisus on ju otseselt ohus. Ja kui see viimane vaatus siis kätte jõuab, ei pruugi seda vana süsteemi enam olla võimalik kuidagi lappida. Et see võib vajadagi uute liidrite, uute eelarvete või täiesti uute julgeolekustruktuuride uuesti ülesseadmist. No me oleme täna siin sinuga lahti arutanud päris laiad teemad, et kuidas need planetaarsed aspektid siis peegeldavad meie maapealset reaalsust siin. Alates Venemaa tagatubadest, Eesti presidendivalimistest kuni Austraalia vananeva taristu ja Brasiilia emotsionaalse plahvatuseni välja. Aga, ja ma räägin taas sinuga, kes sa siin meid kuulad, mõtle korraks kõigele sellele, millest me täna siin tegelikult rääkisime. Varjutused ise ei loo probleeme tühjalt kohalt, vaid lihtsalt rebivad maski meie enda pikalt vindunud vigadelt maha. Siis äkki ei olegi kõige suurem oht sel sügisel mitte poliitiline kaos või mingite kaablite katkemine või serveriparkide tõrked. Äkki on kõige suurem oht hoopis meie enda psühholoogiline valmisolek paanitseda esimese rikke peale. Just. Mis juhtub meie ühiskonnaga siis, kui me hakkame iga voolukatkestust, iga suvalist poliitilist vaidlust või internetitõrget nägema märgina mingisugusest maailma lõpust, võimendades enda stressitesti lihtsalt omaenda hirmuga? See on minu arust tõeline küsimus, mida ma soovitan sul endaga kaasas kanda, kui sa järgmine kord õhtuseid uudiseid vaatad. Aitäh, et sa liitusid meiega sellel tänasel tunnil läbi astroloogilise prisma.
hoia siis meel selge ja silmad lahti. Suur tänu ka minu poolt ja kohtumiseni järgmisel korral!